Vaatame nüüd, kuidas kahendsüsteemis olevat arvu kirjutada üles kümnendsüsteemis. Olgu meil antud näiteks arv 1, 0, 1, 1, 1. Need numbrid, ühed nullid, annavad meile siis kahe astmed ja kõige madalam aste kõige viimasel kohal on siis 2 astmel 0 ja paremalt vasakule siis astmed järjest kasvavad, nii et siin on esimene, teine, kolmas ja neljas aste. Seega on meil selles arvus 1 korda 2 astmel 4 pluss 0 korda 2 astmel 3 pluss 1 korda 2 astmel 2 pluss 1 korda 2 astmel 1 ja pluss 1 korda 2 astmel 0. Seega on meil siis 2 astmel 4 16. Nii, teine liidetav kaob ära, sest see on nulliga korrutatud. Sealt tuleb 2 ruudus 4, 2 astmel 1 on 2 ja 2 astmel 0 on 1. Ehk meie arvuks 16 pluss 4 20 pluss 2 pluss 1 juurde on 23. Ja see on nüüd siis kümnendsüsteemis arvuna. No teeme ühe näite siia juurde veel. Olgu meil antud selline arv. Paneme neid ühtesid natuke rohkem siia. No näiteks selline arv. Ja nagu me näeme, et loomulikult kümnendsüsteemis üles kirjutatud arvud on tunduvalt lühemal kujul. Nii et selles mõttes praktikas me tavaliselt igapäevaelus neid kahendsüsteemi arve loomulikult kasutada ei tahagi. Ja nüüd siis kõige kõrgem aste, mis meil siin on, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 aste, ja? 1 korda 2 astmel 6, pluss 1 korda 2 astmel 5, pluss 1 korda 2 astmel 4, pluss 1 korda 2 astmel 3, pluss 1 korda 2 astmel 2. Ja nüüd need viimased on siis pluss 0 korda 2 astmel 1, pluss 0 korda 2 astmel 0. Loomulikult võib need viimased liidetavad ka ära jätta, mis on nulliga korrutatud. Ja nüüd arvutame siis välja, millise tulemuse saame. 2 astmel 6, 64, 2 astmel 5, 32, 2 astmel 4, 16, 2 astmel 3, 8, 2 astmes 2, 4. No ja viimased liidetavad lähevad meil jällegi nulliks. Ja liidame nüüd kokku. 64 ja 32 annab meile 96. 96 pluss 16 ja pluss 8 ja pluss 4 ja saame kokku 124 ja see on siis juba kümnendsüsteemis. Võivad olla need arvud ka muidugi esitatud koma abil, näiteks kui meil on kahendsüsteemis esitatud selline arv, siis siin esimesel kohal peale koma olid meil astmel 0, siin tulevad paremal edasi nüüd siis 2 astmel -1 ja 2 astmel -2. Ehk selline arv oleks siis 0 korda 2 astmel 0 pluss 1 korda 2 astmel -1 pluss 1 korda 2 astmel -2. Ja saame, et millise arvuga siis kümnendsüsteemis tegemist on. Esimest liidetavat me ei märgi, 2 astmel -1 on 1 kahendik, pluss 2 astmel -2 on 1 neljandik ja see on siis 3 neljandikku ehk 0,75, kellele rohkem meeldib, siis need on kümnenmurrus olev arv. Ja niiviisi saame siis kahendsüsteemis olevad arvud teisendada ümber kümnendsüsteemi.